Kõik inimesed, kes vähegi autoremondiga kokku on puutunud, teavad, et väga tüütu on tihti varuosasid tellida, neid peab ootama. Aga minu selle taga on üks suur maja, see on Automaailma uus maja, mis alles sel aastal on valmis saanud. Ja kujutage ette, et terve see maja on põhimõtteliselt varuosi täis, tulete kohale, saate jupi kohe kätte. Automaailmale muidu ka uudiseid, nende jaoks on olnud erakordne aasta, räägime juba lähemalt. Täpselt aasta tagasi sai meil valmis Mustamäe keskus siin, mis on kõige suurem Automaailma keskus nii oma kaupluse pinnalt kui ka seina taga on meil keskladu, kus on siis kõige suurem varuosade valik Eestis ja need tingimused võimaldavad meil paremini kaupa eksponeerida, rohkem kaupa tuua müügisaalidesse ja olla läbi selle siis parim teeninduskeskkond meie klientide jaoks. Mulle tundub, et see on väga tähtis, et oleks mingisugune hea ladu, et on kiire kaup, ei pea ootama tarneaega 7–14 päeva. Jah, kindlasti kõikidel kauplustel ei ole võimalik hoida nagu kogu valikut nagu koha peal ja suur osa tellimustest käib siis ikkagi järgmiseks päevaks või siis sama päeva pärastlõunaks, aga siin Mustamäe kaupluses on siis kogu keskladu on olemas ja jupid saab kohe kätte. Kui palju te elu muutis üldse see, et Automaailma keskuse kõrval on nüüd ka Opeli keskus ja televaataja on kindlasti meie saadetes seoses Automaailma lugudega näinud ka Opeli keskust. Et kui palju see üldse teie jaoks elu muutnud? Jah, selle aasta veebruaris sai meil siin Mustamäel valmis siis Opeli keskus, kus on nii uute autode müügisaal kui Opeli hooldustöökoda koos autopesulaga. Ja meie klientide jaoks on see kindlasti jällegi üks lisaväärtus, et nad saavad siin nii autokaupu soetada, autosid remontida kui ka uusi autosid osta ja neid hooldamas käia, et tooteportfell on selle võrra lainenud ja Opeli müügisalongid lisaks Tallinnale on meil veel ka ju Kuressaares ja Valgas, et ka seal on samasugused võimalused olemas. Me peame endale aegalt uhka pähe raputama, et me tihti liiga Tallinna keskes oleme, te olete sellised edumeelsed ja lähete igal pool laiali. Lausa Narva on teie üks järgmine suurem muutuste sihtpunkt. Just Narva täiesti uue keskuse ehitus algas käesoleva aasta juunis ja keskus valmib siis järgmise aasta märtsiks, kus siis tuleb täpselt samamoodi väga suur kauplus, varuosade ladu ja ka uute autode müügisalong, et siis sinna juurde siis hoolduse ja remondiga. Et esialgu hakatakse müüma seal Citroen, sõiduautosid ja kaubikuid, aga tulevikus võib-olla lisanduvad veel mõned automargid. Üldiselt võtame kokku aasta 2016 ega vist autondusest suurt revolutsiooni, vähemalt autovaruosade ja erinevate tarvikute puhul ei toimunud, aga võib-olla kas oskad mõned mõtted veel tuua, mis siis kõige suuremad muutused olid? Lisaks nende uute keskuste arendamisele, laiendamisele uuendasime me ka Automaailma veebikeskkonda ja see on muutunud kindlasti palju kasutajasõbralikumaks, mugavamaks, eelkõige tänu sellele, et varuosade otsing käib, lihtsalt tuleb sisestada auto registreerimisnumber ja selle autole sobivad varuosad ongi menüüs olemas. Et julgeks siia juurde soovitada ka, et kuna on jõulud, siis autoomanikele sobivat jõulukingitust on kindlasti väga lihtne leida Automaailma veebipoost või siis kauplustest. Mitte varuosa, vaid pigem kinkekaart, eks ole? Ja kui ei tea täpselt, mida kinkida, siis kinkekaart on kindla peale minek.